ÜRO on just süüdistanud Iisraeli genotsiidis, kuid kriitikute sõnul põhineb aruanne propagandal, mitte faktidel. Iisrael nimetab seda tänapäevaseks verelaimuks. Ja kriitikud väidavad, et see tugineb Hamasiga seotud allikatele, jättes tähelepanuta selle terroriorganisatsiooni enda kuriteod. Kas see on õiglus või poliitika, mis on maskeeritud inimõigusteks? Vaatame seda lähemalt. Tere tulemast tagasi Judeacationi saatesse JNS TV-s. Ja ÜRO komisjon süüdistas sel nädalal Iisraeli sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja genotsiidi toimepanemises, sihtides tahtlikult niinimetatud Palestiina lapsi Gazas ja nende sõnul läänekaldal, sealhulgas Ida-Jeruusalemmas. Aruanne märkis, et laste tahtlik sihtimine oli keskne element Iisraeli võimude ja julgeolekujõudude genotsiidilise kavatsuse tõestamisel, mille eesmärk on hävitada Palestiina terrorirühmitus täielikult või osaliselt Gazas. Samuti dokumenteeriti, et niinimetatud asunike vägivald Palestiina laste vastu läänekaldal on järsult kasvanud, sealhulgas röövimised ja väärkohtlemine ning väidetavad seksuaalvägivalla juhtumid julgeolekujõudude poolt kinnipeetud laste ja noorukite suhtes, mida komisjon kirjeldas kui süstemaatilist mustrit. Iisraeli välisministeerium lükkas raporti teravalt tagasi, nimetades seda kaasaegseks verevalesid levitavaks demagoogiaks ning väites, et see ei vasta rahvusvahelise professionaalse ja sõltumatu uurimise tunnustatud standarditele. Iisrael väitis, et tal anti vaid mõned päevad eelnõule reageerimiseks ning paljusid tema argumente komisjon korralikult ei uurinud. Iisrael ütleb, et komisjon, mida ta ei tunnusta, on olemuslikult kallutatud juudi riigi vastu ning selle järeldused põhinevad vigasel metoodikal, ebausaldusväärsetel allikatel ja anonüümselt antud tunnistustel. Iisrael ütles ka, et komisjon eiras Hamasi laste ja tsiviilisikute kasutamist inimkilpidena, samuti seda, mida ta nimetab terroriorganisatsiooni poolt sõja ajal toime pandud rasketeks rikkumisteks. ÜRO jälgimisorganisatsioon Watch ütles GNS-ile, et raport on ette määratud süüdistus, mis on esitatud uurimise sildi all. Nad ütlesid, et komisjon esitleb end sõltumatu faktikogumisorganina, kuid isegi põgus pilk sellele viimasele raportile paljastab selle kallutatuse. Monitori grupp ütles, et samal ajal kui Iisraeli süüdistatakse enam kui 20 000 lapse tapmises Gazas, viidates allikana Hamasi tervishoiuministeeriumile, jätab raport täielikult tähelepanuta dokumenteeritud fakti, et Hamas ja teised terroristlikud relvarühmitused värbavad ja kasutavad regulaarselt lapssõdureid, Palestiina poisse alla 18 eluaasta, mõnikord isegi 12 või 13 aastaseid. Vaatame seda kõike lähemalt. Esiteks, kui sa kasutad Hamasi oma allikana, siis kuidas saab sind üldse tõsiselt võtta? Hamas korraldab 7. oktoobril juutide massimõrva, mida pole nähtud pärast holokausti. Seejärel eitab Hamas, et midagi sellist üldse juhtus. Nii nagu on olemas holokausti eitajad või natsid ise, kes üritasid oma kuritegusid varjata, on nüüd ka 7. oktoobri eitajad. Ja kas sa arvad, et Hamas esitab fakte täpselt või kujutavad nad end ohvritena? Loomulikult on see viimane. Muide, Hamas filmis oma enda julmusi GoProdega ja eitas siis kuidagi, et midagi üldse juhtus. Ja Hamasi kurjus, see on siis ÜRO allikaseks. Milline haigenali? Samal ajal meenutagem, keda peetakse lapseks, olgu see siis Gazas või Juudamaal ja Samaarias. Kui 17-aastane araablane, kes elab Palestiina omavalitsuse all, sooritab terrorirünnaku ja tapab juute ning ta tapetakse julgeolekujõudude poolt, siis loetakse teda samuti Iisraeli poolt tapetud lapseks. Minu sõber Ari Fuld, jumal maksab tema vere eest kätte, pussitati 2018. aastal surnuks 17-aastase araablasest terroristi poolt. Fakt, et Ari suutis oma viimase hingetõmbega terroristi kahjutuks teha, tähendab selle raporti põhjal, et Ari sihilikult ründas araablasest last. Kas sa saad nüüd aru, kuidas see toimib? Olenemata sellest, kas oled 13, 15 või 17, kui sa üritad juute tappa, oled sa terrorist, mitte suvaline laps ega ekslik raport. Olgu selge, Iisrael ei sihi lapsi, välja arvatud juhul, kui nad on 17-aastased ja on relva haaranud, et üritada juute tappa.
Ükski riik ei lähe sõtta ega küsi isikut tõendavat dokumenti, et veenduda, kas nende ees on 18-aastased, enne kui tegutseb enesekaitseks. ja nagu me ütlesime, kasutab Hamas lapsi teadlikult sõduritena ja inimkilpidena. kõigi nende laste surm lasub Hamasil, mitte Iisraelil, kellel on õigus enesekaitsele. ja ärge hetkekski arvake, et Palestiina omavalitsus on parem, sest nemad kasvatavad lapsi vihkamise vaimus ja julgustavad neid sooritama terrorirünnakuid ning surema märtritena selle eesmärgi nimel. ja lõpuks, ärge laske end petta süüdistustest, et Iisraeli kaitsevägi, IDF, oleks toime pannud seksuaalvägivalda. Seda teeb Hamas, nagu me mäletame ja nagu nägime 7. oktoobril. Kas mäletate, kuidas Iisraeli süüdistati rassismis, kuna meie sõdurid ei vägistanud lahingu ajal araabia naisi? Nad ütlesid, et me oleme rassistid, kuna ei vägistanud, ja hiljem süüdistasid meie sõdureid valelikult seksuaalkuritegudes. Nad tahavad mõlemat pidi ja mõlemal juhul levitavad nad propagandat ja viha. See raport, nagu paljud ÜRO varasemad raportid, kuulub ajaloo prügikasti. Häbi neile, kes selle eest vastutavad. Liigume edasi. Sel nädalal tuli UNET-ist häiriv raport. Julgeolekuasutused usuvad, et Iraan suurendab jõupingutusi terrorivõrgustike taastamiseks Juudamaal ja Samaarias, kasutades ära vaherahu USA-ga ning piirkondlikke muutusi pärast sõda enne 7. oktoobrit. Enamik terroritegevuse välisjuhtimist Juudamaal ja Samaarias tuli Gazast, mida juhtisid Hamas ja Palestiina islami džihaad Iraani toetusel, lisaks väiksemad rakud ja aeg-ajalt ISISega seotud rühmad. Kuid Iisraeli sõjalised operatsioonid Gazas ning Juudamaal ja Samaarias, samuti rünnakud Iraani vastu aastatel 2025 ja 2026 on muutnud Teheranil raskemaks raha liigutamise ja relvade smugeldamise piirkonda. Siiski kardavad Iisraeli ametnikud INET-i andmetel nüüd, et pärast USA ja Iraani vaherahu ning võimaliku Liibanoni rinde sulgemise taustal on Teheran määranud Juudamaa ja Samaariamaa oma peamiseks rünnakute edendamise piirkonnaks. Ametnike sõnul toimub märkimisväärne osa juhtimisest Türgist. Sel nädalal teatas Shin Beti julgeolekuagentuur, et on viimase aasta jooksul nurjanud 10 rünnakuid, mida suunas Hamas Türgist. Agentuur teatas, et operatiivtöötajad kasutasid oma kohalolekut riigis ulatusliku terrorivõrgustiku juhtimiseks, sealhulgas ründajate värbamiseks, kohtumisteks Juudamaa ja Samaaria operatiividega ning raha ja relvade ülekandmiseks. Julgeolekuametnikud ütlevad, et Iraani meetodid tuginevad 3 peamisele kanalile. Digitaalne rahastamine krüptoraha kaudu, et mööda hiilida traditsioonilistest järelevalvesüsteemidest. Relvade maismaa salakaubavedu üle Iisraeli idapiiri, mõnikord kasutades kullereid. Ja ründajate kaugõpe, sealhulgas tehniliste teadmiste edastamine. Iisraeli ametnike sõnul on terroritegevuse peamised eestvedajad endised julgeolekualased vangid. Pärast hiljutisi pantvangide vabastamise kokkuleppeid Gazas naasis sadu vabastatud vange Juudamaale ja Samaariasse, mõned neist pärast peaaegu 30 aastat vanglas. Shin Bet ja Iisraeli kaitsevägi jälgivad nende tegevust hoolikalt, külastavad kodusid ja annavad regulaarselt hoiatusi, et takistada uute terrorirakkude tekkimist, eriti Shechemi, Tulkarmi, Hebroni ja Ramallah piirkonnas. Nii et selle raporti kohaselt üritab Iraan alustada selles sõjas uut rinnet Juudamaal ja Samaarias. Ja nagu ma ütlesin, on sellega seotud ka Türgist pärit elemendid. Ja kes sinu arvates hakkab tegelikult kohapeal rünnakuid läbi viima? Nagu artikkel näitab, on tegemist terroristidega, kes vabastati pantvangide vahetuse käigus. Me teadsime alati, et asi jõuab selleni. Iisrael pidi tegema otsuse. Kas me laseme terroristid tänavale tagasi, teades, et tõenäoliselt pöörduvad nad taas terrorismi juurde, vahetades nad meie pantvangide vastu? Muidugi tahtsid kõik, et pantvangid koju jõuaksid. Aga põhiline küsimus oli alati, mis hinnaga. Ma ei taha siin tundetu kõlada. Otsus tehti ja loomulikult oleme õnnelikud, et kõik pantvangid on kodus. Aga nüüd on aeg mõista, et terroristide vabastamisel on tagajärjed. Ma loodan ja palvetan, et Iisraeli kaitseväe vaprad mehed ja naised on nüüd kas uuesti arreteerimas või valmistumas kõrvaldama kogu seda kurjust, mis vabalt ringi liigub.
me räägime terroristidest, kes on meie linnadest vaid 5 minuti kaugusel riigi keskosas. ma räägin Krasavast, Rosh Ha'ainist ja paljudest teistest linnadest. nagu artikkel ütleb, võib see olla meie kõige olulisem julgeolekuväljakutse tulevikus. loodame ja palvetame parima eest ning valmistume halvimaks. Liikudes edasi, Palestiina omavalitsuse sõnul teadis Iisraeli valitsus, sealhulgas peaminister Netanyahu, et 7. oktoobri rünnak oli peatne ja kasutas veresauna ettekäändena Gaza hävitamiseks. ma ei tee nalja. Palestiina omavalitsus on samuti väitnud, et Iisrael kavandas 7. oktoobri veresauna. Selle kuu alguses avaldas ametlik Palestiina omavalitsuse ajaleht Veeru, mille autoriks oli Fatahi revolutsiooninõukogu liige, kes ütles, et Iisraeli valitsuse armee on toime pannud hävituskuritegu juba 2 aastat ja 7 kuud. Selleks ettekäändeks on kõige erilisem ja salajasem 7. oktoobri 2023 rünnak, mida teadsid ainult Netanyahu ja käputäis usaldusväärseid kõrgemaid komandöre. Ühelt poolt ja see, mida nimetatakse Iisraeli sõjaväeluure direktoraadiks Amman. Selleks ettekäändeks, selle kolumnisti sõnul, on kõige erilisem ja salajasem 7. oktoober 2023. Rünnak, mida teadsid ainult Netanyahu ja käputäis kõrgemaid komandöre, keda võib ühe käe sõrmedel üles lugeda, ning see, mida nimetatakse Iisraeli sõjaväeluure direktoraadiks, tuntud kui Amman. See on nüüd ametlikus Palestiina omavalitsuse päevalehest Al-Hayat Al-Jadida 11. juunist 2026. Peameeles, see kõik pärineb Palestiina meedia jälgimiskeskuselt. Nagu ma paar minutit tagasi ütlesin, peame siin strateegiast kinni pidama. Olenemata sellest, kas tegemist on Palestiina omavalitsuse või Hamasiga, tapetakse juute. Sündmust pisendatakse ning Iisrael kas teadis sellest või isegi kavandas rünnakut, et meil oleks ettekääne minna ja kogu Gaza hävitada. Nii nende propaganda töötabki. Ja loomulikult levitavad Iisraeli vihkajad sellist jama edasi. Olgu, teeme selle selgeks. Iisrael ei tapnud 1200 omaenda kodanikku. Iisrael ei teadnud, et 7. oktoobri rünnak on tulemas. Muidugi oli see tohutu operatiivne läbikukkumine, kuid mingi plaani Gaza hävitamiseks lastes 1200 iisraellast tappa ei ole olemas. See on lihtsalt järjekordne verevales meie niinimetatud rahupartneritelt, kellel pole mingit probleemi sellega, mis juhtus 7. oktoobril. Ja pidage meeles, kuni 80% Palestiina omavalitsuse araablastest ütlesid, et nad toetasid seda, mis sellel kohutaval päeval juhtus. Ja need ongi meie rahupartnerid, kes siiani maksavad terroristidele ja nende peredele. Nad panevad need inimesed palgale oma maksa tapmise eest programmi raames. Mida rohkem tapatalvuid korraldad, seda rohkem raha saad. Ma ütlen seda kogu aeg, aga ära lase end nende propagandast petta. See on lihtsalt veel üks näide sellest, miks ma nii ärritun, kui uudistekanalid, eriti Iisraeli omad, esitavad PA allikaid faktidena. Liikudes edasi, teatas Iisraeli kaitsevägi sel nädalal, et alates 2026 aasta algusest on kogu Juudamaal ja Samaarias konfiskeeritud üle 240 tulirelva. Armee sõnul on see uus tõend selle kohta, et terroristlikud rühmitused sulanduvad piirkonna tsiviilelanike sekka. Viimastel kuudel on sõdurid leidnud arvukalt relvi, mis olid peidetud tsiviilaladele. Nende hulka kuuluvad tulirelvad, muud relvade valmistamiseks kasutatavad tööriistad, laskemoon ja muu terroristlik varustus. Üheks näiteks oli IDF-i reidi käigus aprillis avastatud juhtum, kui sõdurid leidsid nii pika kui lühiraudsete relvade laskemoona, mis oli peidetud tuntud ehitustarvete kauplusesse Petlemma linnas. See juhtus Etsiooni piirkondliku brigaadi vastutusalas. Kaupluse omanik võeti hiljem vahi alla. Veel üks näide tuli ilmsiks viimastel kuudel Škemi linnas, Samaaria piirkondliku brigaadi vastutusalas, kui IDF-i sõdurid leidsid tsiviilhoone keskelt relvade valmistamiseks kasutatavaid tööriistu. Samuti võeti selle koha omanik vahi alla. IDF ütleb, et need leiud annavad täiendavaid tõendeid selle kohta, kuidas terroriorganisatsioonid püüavad end tsiviilaladele sisse seada ja kasutada tsiviilinfrastruktuuri kurjadel eesmärkidel. Ma tänan IDF-i selle eest, et nad konfiskeerisid kogu selle salakauba ja nurjasid võimalikud rünnakud. Me näeme siin, et nagu Hamas ja Hezbollah hoiavad ka Palestiina omavalitsuse all tegutsevad terroristid oma relvi tsiviilaladel.
Nad loodavad, et nende enda tsiviilisikud saavad surma, et nad saaksid süüdistada Iisraeli ja aidata selliseid organisatsioone nagu ÜRO nende võltsraportitega. Samal ajal sel nädalal kõrvaldasid Iisraeli kaitseväe sõdurid 2 terrorist, kes viskasid Molotovi kokteile Karmet Sua kogukonna suunas. See on samuti Gush Etzionis. Operatsiooni käigus tuvastasid sõdurid mitu terrorist, kes põletasid rehve ja viskasid Molotovi kokteile, seades elud ohtu. Sõdurid avasid tule, kõrvaldasid 2 terroristi ja neutraliseerisid veel 1 terroristi. IDF-is vigastatuid ei olnud. Põlevate rehvide tõttu puhkes tulekahju kogukonna lähedal asuvas piirkonnas. Tuletõrjujad tegutsesid sündmuskohal, et tulekahju kustutada. Iisraeli kaitseväe sõdurid alustasid täiendavate terroristide otsimist. Nii et viimased 2 nädalat oleme selles saates rääkinud süütamisterrorismist ja see on lihtsalt veel üks näide. Rehvide põletamine ja tulekahjudes süütamine, et Iisraeli maad maha põletada, see on nende eesmärk. Samal ajal visatakse lõhkekehi kogukondade pihta, püütakse sõna otseses mõttes juutide maju maha põletada ja tappa võimalikult palju juute. Õnneks kõrvaldati need terroristid koha peal. Terroristiks pürgijad peavad mõistma, et kui sa süütad tulekahjusid, viskad lõhkekehi juutide pihta, siis saadetakse sind otse põrgusse. Siin on veel üks Iisraeli kaitseväe raport sellest nädalast. Iisraeli kaitsevägi ja julgeolekuagentuurid teatasid, et nad tapsid relvakaupmehe Mohammad Zayedi, kes oli pärit Jamunist. See asub Dženini piirkonnas. Zayed varustas relvadega terroriste, kes korraldasid 2025 aastal tulistamisrünnaku, millest 2 Iisraeli kaitseväe sõdurit said raskelt haavata. Enne seda operatsiooni oli terrorist varjunud mitmetesse majadesse kogu piirkonnas ning hinnati, et tal oli ligipääs relvadele. Tema kinnipidamise katsel üritas ta põgeneda ja kujutas endast ohtu jõududele. Zayed, kes oli pikka aega vahistamist vältinud, üritas sõdureid rünnata ning kõrvaldati sündmuskohal. See oli siis armee sel nädalal ja nüüd on siin Iisraeli politsei, kes sekkub võimalike terrorirünnakute tõkestamisse Jeruusalemma piirkonnas. Politsei selle nädala avalduse kohaselt viis Al-Zaimi ületuskoha lähedal avastatud tunnel palestiinlase ja Ida-Jeruusalemma elaniku vahistamiseni Juuda ja Samaaria ringkonna kesküksuse poolt, kahtlustatuna selle kaevamises ja terroritegevuse läbiviimises. Pärast tsiviilhalduse teadet Al-Zaimi ületuskoha piirkonnas avastatud tunneli kohta saadeti sündmuskohale Juuda ja Samaaria ringkonna politseinikud koos Jeruusalemma piirivalvuritega, kus nad tuvastasid välja kaevatud tunneli. Kohale jõudes leidsid jõud tunneli, mis oli kaevatud Palestiina aladelt Iisraeli territooriumi suunas umbes 25 meetri sügavusele. See on ikka väga sügav. Lisaks konfiskeerisid jõud kaevamisvahendid, veepudelid, kindad, näomaskid ja muu varustuse. Judama ja Samaaria ringkonna kohtueksperdid alustasid tõendite ja leidude kogumist. Selle töö käigus avastasid uurijad kohtuekspertiisi tõendeid, sealhulgas DNA-d, mis viis 2 kahtlusaluse tuvastamise ja vahistamiseni. Üks neist on Palestiina omavalitsuse elanik ja teine Ida-Jeruusalemmast, mõlemad 30ndates eluaastates. Uurimise käigus uurivad võimud kahtlust, et tunnel kaevati hiljuti ning see oli mõeldud julgeolekurikkumisteks, sealhulgas terroritegevuseks ja loata isikute ebaseaduslikuks smugeldamiseks Iisraeli territooriumile. Nagu ma just ütlesin, need inimesed ei püüdnud tunnelit kaevata selleks, et tööd leida. Nad tahtsid kasutada oma maa-alust tunnelit, et võimude eest kõrvale hoida ja terrorirünnakuid korraldada. Arablased nägid, kui tõhusad olid tunnelid Gazas ja Liibanonis, nii et nüüd püüavad nad kaevata tunnelit Jeruusalemma, meie pealinna, ja korraldada terrorirünnakuid. See pole kindlasti esimene juhtum, vaid lihtsalt kõige hiljutisem. See on muret tekitav suundumus. Maa-alused tunnelid Palestiina omavalitsuse kontrollitavatelt aladelt Iisraeli territooriumile selle 1967. aasta eelsetes piirides. Me peame sellele probleemile tõesti tähelepanu pöörama. Tänu Jumalale, et Iisraeli politsei suutis selle enne kellegi vigastamist nurjata.
ja sellega lõpetame selle nädala Judeacationi. Fänjud produtsent Barbara Kamenovile, helirežissöör Aaron Vagelenterile, Zack Sickerile ja Ryan Lifshitsile, jaamajuhataja Juris Veretskile ning kõigile teistele siin GNS TV-s. Kindlasti vaadake kogu suurepärast sisu, mida GNS TV pakub ja külastage lehte gnss.org, et saada värskeimat teavet Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtume teiega järgmisel nädalal siin saates Judeacation, ainult GNS TV-s.